No nii, tere kõigile! Siit tuleb üks isetehtud majatuur. Ehk et sai tuttavaks Kuusaja talu, ootab oma uusi ostjaid, oma uusi elanikke. Meie aeg siin majas on möödas juba siin mõnda aega ja oleme lastega edasi liikunud ja nüüd ainukene asi, mis veel hoiab vaikselt kinni, ongi sama, et sellele majale uued omanikud leida. Ja et see lihtsam oleks siis, et üks asi on piltidelt vaadata, aga ma teen ühe sellise lihtsa kodu tehtud tere tulemast mu majja video. Nii, aga siis lähme sisse. Ja köögist sisse. Et siin on siis köök, elutuba. Seal nurgas oli siis meil ainult telekas, diivanid asjad, köögiosa. Ja siis on veel siin ruumi teha, panna mida tahes. Pliit on olemas, vajab kindlasti korrastamist, aga tegelikult tõesti ka toimib. Paremale jääb siit esimene magamistuba, kus siis on ka tegelikult ju ruumi päris palju. Nii, siin oli meil ka mitu last siis magas. Siis, kui me läheme siit nüüd köögist veel edasi, on siin seina taga kohe teine magamistuba. Mööbli enamuse me ilmselt viime siit välja, nii et saab täiesti ise nagu teha ja planeerida, mida tahes siis. Siin akende all olid keskkütte radikad, need on praegu maha võetud, sest talveks oli maja nii-öelda konserveeritud. Siis samamoodi ahi tegelikult toimib, võib korrastada, aga me kasutasime enamasti keskkütet ikkagi. Siis siin ukse taga on täiesti olemas õhksoojuspump, mis siis küttis kööki, sest köögi osas on seal laua all seal on põrandaküte, mis on siis keskküttega seotud. Nii, siit toast otse edasi on WC vannituba ja siis koos. Et see oli nagu, kui rohkem rahvast, siis see oli probleemiks, et nad siin koos olid. Aga muidu on hea, et on ruumi. Pesumasin on siin nurgas veel. Nii et ruumi on ja jätkub. Siis nüüd jälle tagasi elutoas. Siit köögist läbi. Nüüd läheme vanasse lauta, kus vanasti oli laudaosa. Siin on järgmine magamistuba. Jällegi see voodi kindlasti läheb välja, mööbel välja, aga siingi on ruumi. Seal ukse taga on hetkel põhimõtteliselt kolikamber, aga sinna oli mõte teha kunagi saun. Aga seda siis saab nagu ise mõelda ja otsustada, et mis seal võiks olla. Siit toast läbi, jälle edasi vanasse lauda osasse, on siis see koht, kus sündisid minu raamatud. Et minu asjad on veel muidugi siin sees, aga selle laua taga siis sündisid päris mitmed raamatud, mida te paljud lugenud olete. Ja selline toakene on. Siia võib tegelikult tõesti teha ka magamistoa eraldi. Siin oli samamoodi radikas olemas, nii et nagu tuba on soe kui kütta. Ja ka võib ka mis iganes muu asja siis teha ja korraldada. Nii. Siit siis tagasi, läbi selle ühe magamistoa kööki. No ja toa osas see ongi suht kõik, et siis veel köögi osa siis, köök elutuba. Siit on siis üks magamistauks, nurga taga teine. Vaatame uue ka korra veel. Suht avar on, selles mõttes valgust ja avarust on küll nagu, et see nagu, see esikosa tuleks kindlasti uuendada. Seal, kus praegu on auto, sinnamaani lükkab vald välja tee puhtaks, nii et kui on ka ilge lumi, siis kaevata tuleb ainult siia ukseni ise. Maantee on nii kaugel, kus on näha, kus need autod sõidavad. Ja kui tuulen siiapoole, siis niivisid ja kostab õue, aga tegelikult nagu, ma ei tea, äkki ma olen harjunud sellega, minu jaoks polnud probleem. Lastele on kiiguraam olemas, kus siis saab korralik tugev, kus saab igasuguse kiigu panna. Puun, hiljuti korda tehtud ka. Siis liivakast on olemas, poolik lehtla moodi asi, lastele mängumäe moodi asi.
no ja siis selline ta siin ongi. Et õue osa on siis kuni nende kuuskedeni on see, mis on siis selle maja krunt. Ja noored õunapuud istutatud ka päris mitu tükki. Ja siis seal käib väike sõda, luure. Nii, aga selline see maja siis on ja see on üks viimane asi, mis on siis seotud sellise endise eluga, nii et loomulikult ma olen huvitatud, et see müüdud saaks ja teiselt poolt ei ole mul sellist asja, et tahaks ilgelt lihtsalt lahti saada, vaid ikka tahaks, et siia leiduksid toredad inimesed, kes tõesti tahaks siin elada, siia kodu endale luua. Nagu mu lapsedki ütlevad, see on nende lapsepõlvekodu, see on nende jaoks tähtis olnud siiani tegelikult on ja. Aga kui see kodu saab müüdud, siis nemad saavad endale uue koha, uue kodu, nii et selles suhtes tuleb valikuid teha. Lihtsalt ajad muutuvad, olud muutuvad. Ja ma loodan väga, et leidub keegi, kellel just selline maja on puudu, kes tahaks just siia kanti siis Raplamaale Jädivere külla elama tulla, et siin on Pärnu Jaagupi on siis ühes suunas suht lähedal, Märjamaa on siis teisel pool, Pärnu, Tallinn, kõik on nagu selles mõttes lähedal olemas ja seesama, et kuna maantee nii lähedal on, siis ei jää siia vangi ka sellise suurema lumega, ega ei ole selliseid nagu tavalisi maaelu probleeme. Nii et osta ise või leia soovita kellelegi, kui sa tead, keegi otsib endale sellist maja. Maakleri info ja kuulutuse info on täpselt ka kindlasti olemas, panen siia selle video juurde ja siis nii ongi. Meil on aeg hüvasti jätta siin selle kohaga.